Ei ole. Ei ole. Arvestusvalgus ei ole kuuendat boniteeti. Ei ole. Aga viies osada ju... Viies boniteet on sees ja viiendat boniteeti ka raiutakse. Osaliselt ei pääse neile ligi. Kui nad on soosaared, siis on meil täpselt seesama kooslusteks määramise tehnoloogia. Ehk kui on soosaarel kuskil viienda boniteedi soosaar näiteks, siis sinna me murdma ei lähe. Need lähevad koosluseks. Kas seal on nagu paika pandud ka boniteedi klasside kaupa, et kust kui palju võtta, et see raie just ei intensiivituks just esimese boniteediga metsades? Minul on ettepanek raied edasi lükata. Nii kaua, kuni on võimalik asjaga korralikult edasi tegeleda ja Oti tehtud ettepanek, et lihtsalt kui tulevad üldiselt arutelule, sest minul on küll praegu jäänud selline mulje, et seda raiet püütakse kiiresti enne seda läbi viia, enne kui see asi läheb avalikule arutelule. Ja minu ettepanek oleks raied edasi lükata. Jah, hääletame. Ja RMK-le tõsine ettepanek, kaaluge seda asja, tegemist on pärandkultuuri seisukohalt väga olulise paigaga, miljööväärtuslikult olulise paigaga. Siin lähedal on 2 muuseumit, kelle külastajad käivad siia. Siin on 10 väikeettevõtjaid, kelle elu sõltub sellest paikkonnast. Siin on taluköögid, taluturismi ettevõtjad, matkakorraldajad, pisikesed inimesed, kellele riik regionaalarengu seisukohast on 20 aastat rääkinud. Tehke siia turismitalu, on maetud meeletud rahasid siia, et inimesed jääksid maale paigale. Et ärge võtke inimestelt ära need miljööväärtuslike kohti. Minu ettepanek on lükake palun edasi. Nii kaua, kuni asjad on kohaliku kogukonnaga ja ka ametiisikutega läbi räägitud ning asjast huvitatud pooltega. Neid asju on räägitud läbi juba 2 nädalat. Facebookis on peetud koosolekud aktiivselt, antud lisamaterjale saadetud pilte. 2 nädalat metsa puhul see on väga vähe. Selliseid asju peaks iga 2 aastat ette valmistama. Just nimelt 2 aastat arutama ja praktiliselt 1 kuu kaupa ja sellise häilu kaupa siis mõtlema, kust midagi võtta ja miks me selle asja nüüd nii keeruliseks ajame siis? Sest mets on nii keeruline, ka ökosüsteem, niivõrd keeruline. Ja see ala on nii oluline, siin on palju muid huvisid. Veel kord, sama oluline on ka moostemets, sama oluline on ka kiitervemets, sama oluline on ka oravamets. Uskuge mind, RMK, kui te praegu selle asja teete vägisi ära, teil saab olema tulevikus selle võrra keerulisem. RMK maine, ma olen olnud terve elu suur RMK nagu pooldaja ja kaasaelaja. Selles suhtes mul on kahju vaadata, kuidas Riigimetsa Keskuse maine mureneb päev-päevalt. Kas teil on mingi põhjus teha seda praegu 2 nädalaga ja 3 või 6 aega? Leo, sellist ettepanekut ees, et ärge midagi tehke, no see ei ole. Meil on ettepanek lükata edasi. Kuhu edasi? Aasta aega edasi. Aasta aega edasi, et oleks aega kogukonnaga läbi rääkida ja ametiisikutega kõikidega. Järgmine aasta. Miks me peame sellise ühe koha, ma ütlesin, ka oravamets on tähtis, ka Värskamets on tähtis. Sellepärast, et siia tulnud kohalikud elanikud on tulnud siia ja huvigrupid tahavad, et siin oleks see nii tehtud. Kui orava inimesed ei tule kohale ja ei räägi, siis tähendab nende jaoks võib-olla ei ole see nii tähtis. Teil on ju oluline kogukonna arvamust, olete kirjalikult seda väljendanud meilivahetuses, et kogukond avaldab arvamust. Meil on oluline see koht, me tahame ja teeme ettepanekut lükata edasi. Mis selle aastaga juhtub või mida te... Me teeme ettepaneku teha vahepeal kaasamiskoosolekuid, teha vahepeal analüüse, siin oli küsimus palju taimekaitsealuste liikidega, kõik need on vaja enne ära teha, välja selgitada, siin on väga palju küsimusi tulnud, mis on praegu lahtised. See protokoll, mis nüüd peale seda koosolekut tuleb, ma loodan RMK pidi protokollima, eks ole, ootame kõik protokolli, et sellest protokollist võtame need küsimused, ettepanekud välja, lepime kokku järgmised koosolekud, järgmised ettepanekud ja me oma poolt on väga tugev soov lükata seda edasi. 220 000 ei ole nii suur raha kogu käibes, et seda peaks kohe täna kätte saama metsast. Kas teil on mingi reaalne vastuargument sellele ettepanekule? Jah, me ei saa seda ettepanekut vastu võtta. Miks? Sellepärast, et tööd on ette valmistatud. Üks takistus on see, et me hakkame seda teed siin ehitama. Aga teed saab ehitada ka aasta pärast.
ei, me hakkame teed miks te hakkate praegu ärge hakake ehitama seda. Ärge hakake ehitama seda. Ärge hakake teha, me ei soovi teile paremat teed. Töötegija on hangitud. Töötegija on... Kas see on ainuke argument, et teil on töötegija hangitud, et te ei suuda kogukonnale väga olulist projekti lükata edasi? Aegjärgselt enne ära, kui teed hakatakse konkreetselt ehitama. Tee ehitus saab lükata edasi. Hakkame puitu vedama ja seda teed koheselt lõhkuma. Tee ehitus saab lükata edasi. Saab planeerida raiet teistmoodi, kõik on võimalik läbi rääkida. Me teeme praegu ettepaneku neid asju edasi läbi rääkida, oodata selle asjaga. See on kogukonna huvi väga tugevalt. Ei saa sõita kogukonna huvist üles. Hea peremees alustab tee-ehitust siis, kui tal on plaan valmis, et ta hakkab metsa raiuma. Praegust te näete rahva vastuseisu, mis võib teie plaane ka kunagi kõigutama hakata. Ja sellisel juhul oleks teie teelaiendus tuulde visatud raha. Ega me ei raiu enne tee-ehitus kogu metsa maha. Korduvalt oleme öelnud, et ma rääkisin, kuidas hea peremehelik käitumine eeldab. Kuidas sa ise teed? Selles mõttes te just ennem ütlesite, et te raiute ennem kui tee tehakse. Aga te teete tulevikus, kui see tee olemas on, siis sammuti raietegevust, et siis ka see tee saab ju kahjustatud. Et tegelikult ei ole ju vahet. Aga mitte kohe järgmine aasta. No, kui suur raha läheb nii ehk Inimesed, teiega on niimoodi, et te jätsite meile 10 päeva aega selleks, et reageerida. See praegu ei ole meie süü, et teil on tellija tehtud. Te olete praegu jätnud asjad viimase hetke peale. See on informatsioonikoosolek, mitte kaasamiskoosolek. Aga niimoodi on meil... Argusi konventsiooni järgi. Ei ole ju midagi siiamaani midagi halba. See ettepanek ei ole põhjendatud. Väga palju on halba. Väga palju halba on tehtud, jah. Ärge tehke midagi. Aga tehke peale seda, kui on korralikud asjad läbi räägitud. Mis on rääkimata jäänud? Palun ütle, mis on jäänud praegu rääkimata? Sellepärast, et rahvas on siin väljas, see on rääkimata jäänud. Rääkimata on jäänud miljööväärtuslikkuse säilimine, selle kõrgendatud huviga ala säilimine sellisena, nagu ta praegu on. See on läbi rääkimata. Milliseid raieid üldsegi teha või kuidas teha. Näituseks Kosel sai rahvas, minu meelest saigi aasta aega pikendust. 3 aastat. Ja selles mõttes, et teistes KAH-aladel on tuldud, RMK on tulnud reaalselt rahvale vastu. No mõistagi on seal peametsaülem isiklikult ka kohal olnud, et kas hetkel ongi niimoodi, me peame Andres Sepa siia tirima ja saama temalt selle vastuse kätte, et jah, et anname teile see aasta otsa pikendust. Et see on täiesti absurdne ju olukord, kus teie ei julge võtta seda vastutust, et teie olete piirkonna majandajad, et tulge palun selle rahvale. Aga me olemegi selle vastutuse võtnud need tundlikud kohad koosusteks, arvestanud kogu seda puhkemajandusobjektide paiknemist, arvestanud metsapotentsiaali, uuenemispotentsiaali ja kavandanud aegjärgseid raieid. See on ainult teie poolt välja loodud seisukoht, kuhu ei ole rahvast kaasatud reaalselt. Te olete harjunud käitlema Eesti metsi, Eesti riigi metsi kui oma eravara. Nüüd on siin tegelik omanik kohal ja te ütlete, et meie oleme harjunud niimoodi tegema ja sellepärast me mingisugust koostööd teiega ei tee. On niimoodi. Me teeme koostööd, sellepärast me siin ju olemegi. Omanik. Sellepärast megi siin praegu koos olemegi. Te ei võta ju midagi arvesse. Aga sellist absoluutset ettepanekut ei saa võtta arvesse, sellepärast, et sellel ei ole sisu. Sellel ei ole sisu sellel ettepanekul. Ärge tehke. Lugupeetavad, kas me saame selle asja edasi lükata vähemalt paar kuud, et me saaks asjad läbi rääkida rahulikult? Praegu on selgelt aeg liiga lühike. Kõikide jaoks on asjad väga keerulised. See ei ole mõistlik, et meid kutsutakse nagu mõisnik kutsub taluniku mõisatalli ja ütleb, et vot nii on. Härra Levo, miks sa dramatiseerid? Kogu austusega oleme pidanud härra Otiga tegelikult seda Facebooki välja läinud diskussiooni ja vastanud küsimustele
keegi ütles, et pingpongi mänginud, ma ei tea, kes see on. Ott on lihtsalt liiga viisakas inimene selle jaoks, tal on väga hea kasvatus. Kellel? Ei no, Otil. minu ei ole vaja rääkida, aga minu ettepanek on küll see, et Levo võtta aeg maha siin kas või paar kuud, sest et praegu hetkel me näeme, et küsimusi on nii palju rohkem, kui me täna siin neid vastuseid leiame. Ja ootaks siis RMK-lt nagu motiveeritud vastuseid nendele küsimustele. Protokolliliselt on nad saadud tänaseks fikseeritud ja vaataks, et kus see win-win olukord on tegelikult. Ega ma otsin ikkagi sellist võit olukorda, et üks kriteerium on tõesti, metsad on raieküpsed täna, eks ole, aga kui me võtame ainult selle aluseks, siis kuskilt millegi muu arvelt võime me maksta lõivu. See on see kogukonna hirm siin, eks ole, aga et see kohanemine ka, selle 10 päevaga me ei kohane kõigi nende muutustega, mis siin on juba kohe käima tõmbamas või tõmbamisel. See ajapuhver on ebamõistlik, selles mõttes see 2 kuud oleks juba samm edasi, me ei räägi mingist aastast. ÜKP pakub välja aasta. Kui me läheksime ÜKP vaimu juurde, siis oleks meil igati õigustatud ootus, et me räägiksime hoopiski täna siin 2021 septembrit töödest. Kindlasti on mõelda selle teeremont mai lõpp, juuni, juuli järgmine aasta, siis kui on nii-öelda külastuse hooaeg. Et seda kindlasti sinna Raiet samamoodi. Suvel. Ei, no tõmbamegi väiksemaks, on 2 kuud ja motiveeritud vastused, sest küsimused on kõik üles visatud ja siis me oleme uues olukorras. Aga millega me sisustame see 2 kuud? Nimelt, et praegu on... Mul on ettepanek, tehke püsimetsanduskava selle territooriumi jaoks. See võtab vähemalt 2 kuud Mida aega. te püsimetsandusena silmas peate? Kas te ei ole selle kontseptsiooniga tuttav? Ei ole. Püsimetsanduskontseptsiooniga Ma tean, mis üldse on ei ole klassikaline tuttav. Saksa püsimetsamajandus, kus majandatakse Ei, ma puu. räägin teaduspõhisest Jäme kirss. Eesti kliimale sobivast püsimetsandusest. Kirsipuu raiutakse, uuendus tuleb alla, järjest uuendatakse puid. No Me põhimõtteliselt pakume siia alale turberaieid, aegjärgseid raieid, lisaklauslitega, mis säilitaks seda sama mitmekesisust, neid vanu mände, kordades rohkem teise raiejärgu järgselt.